Tere armsad kaalude Zodiaagi märgi esindajad, see lugemine on teile ja lugemine on inspireeritud mul 29. märtsil toimuva osalise päikesevarjutusest ja Neptuun, suur planeet, läheb kalade märgist jääramärki, mis on hästi märgiline tähendus tõeliselt ja algab ka noor kuu. Nii et energiaid on palju, energiad on erinevad, võime kergesti segadusse sattuda, ma ei tea, pea võib valutada ja kuidagi niisugune ebalev tunne võib olla. Ja kui ma vaatan siin, armsad kaalud, sinu seda jahimehe kaarti, siis ma võiks ütelda, et tõepoolest sul ei pruugi see aeg praegu olla eriti üldse lihtne, vaid sul on vaja teha mingisuguseid valikuid ja sul on vaja neid nagu kindlalt teha. Aga kaalukesed, nagu te olete, öeldakse ju, et kaalud muudkui valivad ja mõtlevad ja kaaluvad ja nad teevadki, aga neil on eesmärk, et mitte ainult nad ei mõtle ju iseenda peale, vaid nad mõtlevad ka laste peale, pere peale, ühiskonna peale, naabrite peale. Kas kui mina teen selle sammu, selle valiku, kas siis ka teised on rahul? Kas teistel ka see valik meeldib? Vaat siin on see kaalukesed sinu küsimus seal, et sa tahad, aga sul on see aga, mida ma peaksin selles olukorras tegema, et kõigile jaguks. Kujutad ette, nüüd me mõtlemegi nagu jahimehe peale ja et ma ei lähe väikest looma küttima, ma võtan midagi suurema, siis kõik saavad oma osa. Nii et siin on natukene selline tee valimise koht sul, kaalud. Millist teed alustada, millist teed minna, mida kaasa võtta. Nagu natuke nagu tundmatu, ma ei tea täpselt, aga see tundmatus ongi see, et siin kaalud, sa peaksid nagu hästi iseennast usaldama. Nagu vaata, sulle on, ma võiks nagu näha, et tegelikult on sulle antud jäljed juba ette. See tee, kus sa peaksid liikuma, on ja nagu ette antud või sa nagu täpselt tead, aga sa ikka kahtled veel. Nagu ei järgi seda kutset, et juba ammu tead, need vilistatakse, et tule nüüd ja sina ei tea ikka, kas mul nüüd see seljakott peaks ikka nagu roheline seljas olema, kas ma nüüd ikka hakkan minema ja niimoodi. Aga vaata, sellepärast sul segadus tekitabki, sellepärast neid teeradasid ja neid kaarte, mida teised inimesed on teinud, millega sa oled oma elus arvestama pidanud, on nii palju, et nüüd, kui sa tead, et vot see on minu tee, siis sa hakkad ikkagi nagu kahtlema selles. Sisemine kompass, võta käiku, tee otsus ära 2 sekundi jooksul ja see on õige otsus. Lisaks siis müstilise šamaani kaarditele olen võtnud ka siis just seoses, mõeldes siin päikese peale ja planeetide peale, siis keskel siin on punane kuujumalanna, Kaia, mis on ka kaalude märgi esindajana välja tulnud, nii et sa ise toetad iseennast, nii nagu see esimene kaart ongi ütlema tulnud, et see sinu sisemine kompass, kujutad ette, et siin on isegi peegel on siin kõrval vaatamaks, et ta annab võimaluse iseendale nagu otsa vaadata. Mis on see nõrk koht, ütleb siin see Kaia, mis on see nõrk koht, mis ei lase sul edasi liikuda? Mida sa arvad, et teised, siin on võtmelause Arhilleuse kand, leia enda Arhilleuse, see kõige nõrgem koht. Mõtle, kas see võib olla see, et sa jääd, takerdud aja elementi kinni. Siin on aeg on mängus.
kas on see, et teised liiguvad liiga kiiresti ja sulle tundub, et see on liiga aeglane ja siis, kui sa midagi ootad, siis see aeg läheb veel kiiremini. Kas on mingisugune projektipõhine tegemine, et sa kogu aeg oled nagu mingisuguses ajavõtmes kinni. Nii, aga vaata siin see Kaia tuleb sulle ütlema, et kui sa tahad iseennast kaitsta või oma loomingut kaitsta, oma teekonda kaitsta, siis ainukene kaitse on see, et sa peadki äärmustest ära käima. Sinna tee peale nagu pimesilmi astuma, kuigi mulle tundub, et kui sa astud tee peale, siis see peegel on sul ees, et sa nagu läheksid, vaataksid iseennast ja pead edasi minema, vaadates kogu aeg iseennast. mina, mida see jäär, mis nüüd Neptuun sinna jäära läheb, et mina pean vaatama, kes mina selline olen, mina pean edasi astuma. Sellepärast, et just sellest äärmuslikust, võib-olla sellest vastulöögist, kui sa oled kogu aeg arvestanud teistega, sellest vastulöögist sünnib midagi head. Alles siis, kui sa teed väga terava lõike. Nii et õhumärk kaaludes ju tahab kaaluda, aga siin ütleb, et aitab sellest kaalumisest. Ja kuna on välja tulnud sinu enda märk, siis tähendusrikas kuu võib olla sinu jaoks tõesti oktoobrikuu. Ja viimaseks kaardiks on välja tulnud siis kuumajade kaart. See on langus. Siin on väljas nii neitsi kui lõvimärk ja planeetidest on siis nii Marss kui siis, mis ta on, Merkuur. Ja vaata siin seda kaarti. Kui hästi ta ütleb seda, et see inimene jookseb, aga ta vaatab selja taha. Siin ongi see, et sul on nagu selline tunne, et sa peadki tegema hüppe tundmatusse, äärmustesse. Ja viimane kaart tuleb seda täpselt samuti ütlema. Et tuleb ära lõpetada selle teistega arvestamise ja et me oleme alati hoitud, isegi kui ta siin hüppab vette, siis vesi hoiab, kui sa usaldad. Nii et sa töötad teiste heaks, sa oled töötanud teiste heaks, siis see ongi nagu hea aeg enda eluolu muutmiseks. Merkuur, mis siin on välja tulnud, on terava mõistusega. Marss on aga impulsiivne ja energiline. Vaata, siin on, kas see mõtlemine jõuab enne või käitumine jõuab enne. Sageli Marss tegutseb enne, kui ta mõtleb. Aga sul ongi vaja neid otsuseid muuta praegu. Nii et kui see kaart tuleb tavaliselt välja, siis ongi sul sisemine konflikt ja sul juba sees võib-olla keerab see hulljulge soov, tegutsemissoov, et ma lõpetan selle ettevaatlikkuse ära ja ma astun edasi. Jah, ma üldse ei imesta, et kui sa astud sammu, siis sul jälle tekib see, et hakkad kahtlema selles, aga siis alusta jälle otsast, siis tee järgmine samm. Mis siis, et kahtled ikkagi. Nii et tegelikult, vaata, siin on ka see, nagu ma mõtlen, et nagu aja mõiste tuleb siin ka välja, et meil on alati parandamiseks aega ja kui on vajadus uuesti alustada, siis alusta. Nii et väga põnev selline lugemine sulle, armsad kaalud. Aitäh!